Tere! Siin Brüsseli päevik Yana Toomiga. 10 aastat tagasi otsustas Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriik rahvahääletusel 1,81% ülekaaluga Euroopa Liidust välja astuda. Ja juhtuski Brexit, millele ma mõtlen iga kord, kui näen kedagi, kes ütleb, oleks hea, kui Eesti lahkuks sellest pahelisest liidust. Räägime veidi Brexiti eduloost. Euroopa Liidust lahkudes kaotas Suurbritannia juurdepääsu maailma suurimale turule. Lisaks astuks ta välja enam kui 700 rahvusvahelisest lepingust, mis hõlmasid 170 riiki. Nende hulgas olid ka kaubanduslepingud. Kõik need lepingud peavad britid nüüd ise sõlmima ja seda halvematel tingimustel kui Euroopa Liidu lepingud, sest meie majandus on Suurbritannia omast suurem ja mõjukam. Britid hakkasid elama halvemini. Majandusteadlased ennustasid SKP ja elaniku kohta arvestatava sissetuleku langust ja mis te arvate, läkski täppi. Hinnangud SKP languse kohta erinevad, sest pärast Brexitit tulid pandeemia, sõda Ukrainas ja kütusekriis, kuid igal juhul Brexiti mõju hinnatakse vahemikus 2–8% SKP-st, -2–8%. Brexit avaldas otsest mõju tööturule. Aastaks 2023 kaotas riik 2 miljonit töökohta ehk töö kaotas iga 18 britt. Ainuüksi Londonis hävitas Brexit 300 000 töökohta. Brexiti tõttu teenib keskmine britt 2000 naela aastas vähem, londonlane aga 3400 naela vähem. Meie numbrites kujutage ette, et kõigil Eestis kärbitaks palka 200 euro võrra kuus. Brittide elatustase on langenud ja edaspidi ei lähe olukord paremaks. Samamoodi on Briti nael langenud ja ei ole endisele tasemele jõudnud. London on säilitanud Euroopa finantspealinna staatuse, kus Suurbritannia finantssektor on Brexiti tõttu kaotanud 20 miljardit naela. Selle ettevõtted on viinud personali ja varad mandrile. Äri kohaneb muidugi vastavalt uutele tingimustele, kuid kaubandus Suurbritannia ja Euroopa Liidu vahel langes esialgu järsult, siis taastus, kuid kaupadega kaubeldakse nüüd vähem, teenustega aga rohkem, sealhulgas nende teenustega, mis kolisid Londonist, Frankfurti ja Pariisi. Kaupade müük Euroopasse vähenes 15% võrra ning eksport teistesse riikidesse seda praegu ei kompenseeri. Brexiti järel hakkasid Euroopa Liidu kodanikud Suurbritanniast massiliselt lahkuma, mis mõjutas ka medõdede kättesaadavust. Samuti tekkis veokijuhtide puudus. Aastal 2021 Suurbritannia vajas juurde 100 000 veokijuhti. Ahaa, ütleb nüüd keegi, aga just selleks Brexiti oligi vaja, et sisserännat kontrollida. Muidu tulid igasugused migrandid. Kuid pettumus missugune, just migratsiooni osas läks Brexit täiega lappama. Nii kaua, kui Suurbritannia oli Euroopa Liidu liikmesriik, saabus sinna keskmiselt 250 000 sisserändajat aastas. Peale Brexitit on see arv 550 000 aastas. Aastal 2023 saabus Suurbritanniasse aga juba 1,2 miljonit sisserändajat ja eurooplasi nende seas palju ei ole. Ja nii edasi. Nii kaua, kui Brexiti pooldajad lehvitasid lippe, kõik oli hästi. Nüüd on patriootiline hoog möödas ja saabus tagajärgede aeg. 60 britist peavad Brexitit ebaõnnestumiseks ja täna hääletaksid 57% Euroopa Liidust lahkumise vastu. Aga Brüsseli diktaat, ütlete teie. Britid vabanesid sellest. No kuidas võtta? Euroopa Liidu sees sõltus Suurbritannia Euroopa Komisjoni eeskirjadest, kuid avaldas nendele ka mõju. Euroopa Liidust väljaspool sõltub Suurbritannia, kui ta soovib meiega kaubelda endiselt Euroopa Komisjoni eeskirjadest. Ainult, et nüüd ei saada enam millelegi mõju avaldada. Algusest peale oli selge, et teisiti ei lähe. Selline ongi, palun vabandust, see edulugu. Ja iga kord, kui näen üleskutset, et Eesti peaks Euroopa Liidust välja astuma, mõtlen, kus Suurbritannia, üks maailma suurimaid majandusi, kannatas populistliku otsuse tõttu. Millisesse auku satuks selle peale Eesti? Minu meelest vastus on päris lihtne. Püsige terved ja kohtume nädala pärast.